sõiduks valmis. Vivatbet. Kreeka MM-ralli avapäev on lõppenud ning liidrikohal asub Ott Tänak. Täidestab oma tiimikaaslased Hyundai võistkonnast Adrian Fourmod 3 sekundiga. Kolmandal kohal on Tänaku suur konkurent Sebastian Ogier, kes kaotab Tänakule 16,9 sekundiga. Kreeka ralli avapäev oli ränk raske nii sõitjatele kui autodele, tohutu kuumus, katkised teed, kivid, rehvi lõhkumisi oli väga-väga palju ja sükest loterii olukordi tuli palju ette, kuid Tänak suutis sellest puhtalt välja tulla. Oma edule pani ta aluse just päeva teises pooles lõunapausil, oli ta veel Ogier'st tagapool, kuid 3 viimase kiiruskatsega tõusis liidriks. Ja päeva teine pool oligi Hyundai'de pidu, võib ütelda ainult Thierry Neuville, valitsuse maailmameister, oli hädas rehvi purunemistega ja langes suurest mängust välja, kuid ütleme, kui ta sai tervete rehvidega sõita, siis oli ka üks kiiremaid mehi rajal. Vaatame nüüd, mida Ott Tänak rääkis avapäeva kokkuvõtteks. Vivatbet on WRC 2025 ülekandepartner TV6. Ott Tänak, esimene Kreeka ralli pikk päev lõppes väga võimsalt. Ma usun, et sa oled rahul. Pärastlõunate katsetega võtsid sisse liidrikoha. Mille pealt see tuli? Ma ei tea, nii palju juhtus ümberringi, et eks ta suuresti oli sellest, et viimased paar katset olid väga lahtised ja samas kõva põhjaga, et need puhastasid päris kiiresti ja Seebi rajapositsioon oli kindlasti väga kehv selle jaoks, et ütleme nii, et täna ta kindlasti tegi meist kõigist kõige kõvema päeva, et sellise positsiooni pealt sellist tulemust kindlasti ei tohiks sõita, aga ta sõitis ja suht napilt me õhtuks saime tast ikkagi mööda, aga jah, eks ta oli tegelikult ikkagi meist üle. Kas seda Hyundai'de edu võibki saanud selle stardipositsiooni peale keerata või oli ütleme, need katsed olid Hyundai'le sobivamad ka, mis õhtul sõideti? No ilmselgelt 3 kiiret Toyotat sõidavad kõik esimestena, et seal ei ole küsimust, ma arvan, seal ei peaks seda väga pikalt arutama. Edu tuli just kiirete lõikude, kiirete katsete peal. Kas see on nagu sinu edu alus ja sellega kannatab sõita Hyundai'ga neid katseid? Eks, ma ei tea, võib-olla ma pole teiega rääkinud, aga ei, no ühesõnaga ennem korra arutasime ka, et eks me proovisime midagi teistmoodi selleks ralliks, et vähe seda nii-öelda balansi lugu aidata, aga ilmselgelt läks see nagu hullemaks, et aeglastel lõikudel on see väga keeruline, et seal ei õnnestu väga palju hoogu kurvidesse kanda, aga kiired lõigud on lihtsam seda manageerida, aga nii see täna on olnud, et jah, kahjuks midagi tee peal ei õnnestunud teha. Sa oled mitmel korral ütelnud, et ei ole ikkagi autoga päris rahul, samas sa oled liider, et kuidas need 2 lauset omavahel kokku hakkavad? Sest 3 kiiret autot sõidavad esimestena teel. Mingid muud imed seal vahel ei ole? No ma arvan, kui paned Seebi 7. startima, siis me oleks minutiga taga, väga lihtne lugu, ma arvan. Kuidas sa selle kuumusega hakkama said? Kas võib öelda, et see on kõige kuumem rallipäev sul? Sest täna oli tõesti, temperatuur oli reaalselt 40 kraadi väljas. Täna oli niisugune pikk saunakogemus, jah, et väljas siin, jah. Üle 40 kraadi ja ma arvan autos sees topelt, et see kindlasti äge ei ole olnud. Suht pikk päev ka, 15 tundi autos ja süüa pole antud, et joogi pealt oleme elanud, eks. Ega väga söögisu ei ole, aga kindlasti omamoodi huvitav väljakutse. Kui sa võrdled nüüd tänast ja homset päeva, et kui palju seal sarnasusi on ja mida homsest päevast võiks sinu vaates oodata? Homme on pigem palju aeglasem, et ongi ülitehniline, aeglased kitsad katsed, et suht teine nägu. Aga sinu stardipositsioon võrreldes Ogier'ga, et kas see annab sulle midagi? Küll ainult 2 kohta oled tagapool, aga... No, homme ma arvan, me oleme suht võrdsed, et me oleme nii kaugel taga, et selleks ajaks on juba ma usun, see olukord vähe stabiliseerunud, et siis ei tohiks enam nii suurt efekti olla, et eks me homme näeme, mis hooga nad liiguvad. Aitäh!
No, nagu sa enne juba mainitud, olud olid rasked ja sõitjad pidid võitlema tohutu kuumusega ja meie mees siis Martin Järveoja, Ott Tänaku kaardilugeja leidis oma jalgade kaitseks erilise vahendi ja vaatame nüüd, mismoodi Järveoja siis oma jalgu kuumuse eest kaitses. Meie Martin Järveoja, esimene päev Kreeka kuumuses on läbitud ja sinul on siis siuke omamoodi kuumuse tõrje tehtud sõidusussidele, et oled ära teipinud need, et mille vastu see siis kaitseb ja mida see aitab? Ei, eks ta ikka kuumuse vastu võiks kaitsta, et see on sama lugu, kui seal saunas istud kerise kõrval, siis ikka hakkab see üks külg hakkab vähe kõrvetama, et natukene improviseerisin ja ma ei tea, kas seal mingit efekti ka on, aga midagi ikka, ma arvan, psühholoogiline. WRC2 arvestuses on Kreekas kohal 2 Eesti rallimeest. Paraku rehvi purunemised rikkusid nende mõlema avapäeva. Georg Linnamäel purunes rehv koguni 2 korral, Robert Virvesel korra ja see on kukutanud mehed kokkuvõttes teise 10. Samas kiirus on meestel olnud mõlemil hea. Nad on sõitnud WRC2 arvestuses täitsa tipuaegasid. Virves võitis isegi 1 kiiruskatse selles arvestuses, kuid tervikuna see väga suurt tõusu ei anna, sest et vaatamata rasketel oludel on olnud paljud sõitjad ikkagi sõitnud raja läbi niimoodi, et ei ole suuri viperusi olnud ja mehed on teises 10. Vaatame, mida nüüd meie nooremad sõitjad avapäevast arvasid. Robert Virves, Kreeka MM-ralli avapäev sõidetud. No kiirust on vägevalt, said WRC2 arvestus 1 kiiruskatse võidu, olid seal tipus päris paljude katsetel, aga lõpuks ikkagi koht teises 10, et rehvid, kuidas sa seda päeva ise kokku võtad? Jah, et üldiselt tahaks öelda, et oli ju üpris viisakas päev, kui see nüüd algus välja arvata, et kohe esimesel katsel oli väga paljudel rehvi purunemisi, mida me muidugi teadsime ka, aga täpset informatsiooni ei olnud, et kus ja kuidas ja siis kohe alguses saime ka pihta kivile, kuhu paljud teised. Et üsna kohe hakkasime vahetama, aga vahetus läks oodatust pikemalt, et oli probleeme ratta kinni saamisega siis. Et siis pidin nii-öelda järgmise auto mööda laskma ja siis sain alles tema järgi sõitma hakata. Siis kaotust oli lõpuks oluliselt rohkem, kui ta oleks pidanud. Kas need teed olid hirmus katki, nii nagu sa kartsid ja selles ka need tohutud rehvi purunemised ju kõikidel meestel peaaegu seal, kes tagapool sõitsid? No ütleme, see katse, kus need enamus rehvi purunemised olid, see oli katki jah, eriti teine kord, aga ma nüüd ei tea, kui palju see nii-öelda rolli mängis rehvi purunemistel, et ma sain aru, et paljud said ikkagi kuskil kindlale asjale pihta, aga eks seal oli nii-öelda üldiselt ka lahtisid kive ja asju palju, mida tuli vältida. Et teisel läbimisel me saime mõlemad vasaku külje rehvid katki seal. Aga tervikuna oma sõiduga ilmselgelt võid vist rahul olla nüüd võrreldes eriti näiteks Sardiiniaga see ja ütleme, seekordne sõit on ikka kiiruse poolest nagu öö ja päev. No jah, ma seda Sardiiniat ei viitsiks võrdluseks võtta, et sellel pole pointi. Aga ei, üldiselt ise ka kohati positiivselt üllatunud, et iseenesest ei ole nagu hullumoodi surunud ja ikkagi üsna kaalutletud tempo on olnud, et kogu aeg jälgime, et kuskile pihta ka ei läheks. Aga no, eks see on kõigil niimoodi. Siin paratamatult tuleb olla valmis, et üllatusi jagub. Näitab seda, et peale rehvi purunemist motivatsioonilangust ei olnud, et selles suutsid ikkagi nagu oma seda sõidurütmi ja kõike säilitada. Ja, eks kõvasti üle poole rallist on ees veel, et siin võib veel juhtuda palju ja kindlasti juhtub ka, et see ralli ei ole kaugeltki läbi veel. Kuidas sa selle kuumusega hakkama said? Mõned kilod viskasid maha ka või? Ei tea, ei ole kaalu peal lastunud, aga ei, ütleme,
suht-koht okei oli, et ma ikka nägin vaeva ka, et omal nii-öelda elu sees püsiks, et väga hullu ei olnud, et saime hakkama. Kohati oli üsna paha, aga ma ütleks, et katsete ajal ei häirinudki nii palju, kui arvasin. Vivatbet on WRC 2025 ülekandepartner TV6. Georg Linnamäe, Kreeka ralli avapäev sõidetud. No mis öelda kokkuvõtteks? Rehvid? Ja põhimõtteliselt me järgisime oma plaani, sõitsime väga rahulikult, vältisime kive, sõitsime nagu rahulikult üle maakivide asjade, selles mõttes see on täielik loterii. See on suhteliselt nõme, et noh, ma ei tea, Oliver paneb terve päeva gaasi, mitte midagi ei juhtu ja siis me sõidame põhimõtteliselt reket ja nagu läheb 2 rehvi ühes kohas. Täielik müstika. No samas sa ütled, sõitsid rahulikult ja sõidad nagu reket, aga seda tempo on olnud ju tegelikult okei ja kiiruskatsete tulemused, kui oled täisrehvidega saanud sõita, on olnud ju tegelikult head. No nendel katsetel, mis ei olnud nii rahvid, selles mõttes ilmselgelt ma nagu ju rekka ajal nägin, et kus me tohime natuke rohkem gaasi panna. 5. jällegi me sõitsime nagu ilmselgelt liiga aeglaselt, sest meile tundus rekka ajal samamoodi nagu see väga karm. Ja noh, peale 4. nagu ma sõitsin nagu ekstra ettevaatlikult ja tuli välja nagu asjad, et selles mõttes see on suht võimatu aru saada. On see varem sellist asja juhtunud, et 2 rehvi sisuliselt korraga lähevad ja pead ühe katse peal seal nii kaua sellega aega kulutama? Mõdi kohe ausalt öeldes meelde ei tule, aga ma usun, et ikka on, ma mõnda aega sõitnud. Aga oli ka mingisugune kindel koht, kus nende rehvid läksid? Jaa, ma tean täpselt, kus see läks. Oli lihtsalt nagu täiesti selline suvaline, suhteliselt katse nii-öelda nagu siledama osa peal. Mingi kuradi maakivi oli kuskilt välja kaevanud lihtsalt ja pidurdusel lihtsalt pihta. Kuidas nüüd selle pealt järgmistele päevadele vastu minna? No sõita on veel ju palju ja noh, rääksime Robertiga ka, et kõike võib veel juhtuda, eks ole, et kuidas sa enda sükest võitlusvalmisolekut tunned järgmisteks päevadeks? Ei, selles mõttes ma selles mõttes arvan, et ma jätkan suuresti nagu samas plaanis, et siin ees võibki veel kõik juhtuda. Kui juhtub jälle, vabandust, kui juhtub jälle meiega uuesti, siis peale seda on juba suhteliselt savais, ma arvan, et siis ma hakkan lihtsalt gaasi vajutama. Okei, laupäeval sõidetakse Kreekas 6 kiiruskatset, 3 ennelõunat, 3 pärastlõunat. Täismäng on Vivatbeti toel jälle kohal, toob teieni intervjuusid ja proovime ka raha äärest leida midagi huvitavat, mida teile vahendada. Nii et püsige lainel ja loodame, et Ott Tänak asub liidri kohal ka laupäeva õhtul.